asi on ju hästi hull asi, aga ei ole nii. Doktor Karl Hermann Hesse oli meie kreisiarstiks 55 aastat. Et tema sündis Tartus, õppis ülikoolis arstiteadust ja tuli siia Paidesse siis arstiametisse ja ta elas 94-aastaseks. Et 19. sajandi kohta väga pikk elu. Võitlemisega tegeles tema. Ja no siin, kas rohkem keegi julge lähemale minna? Et vaadake siis, nuputage välja, millesse ta suri. Aga siin, kes julgeb, võib ka siia voodisse pikali jõuda. Vaatame, mis haigused võisid 19. sajandil olemas olla. No keegi julgeb äkki. Ei taha keegi. Oled julge? Ei taha. No teed pea on padja peal. Pea niimoodi, jah. Pea tuleb seal. Aga veel 19. sajandi alguses olid rahvarõivad igapäevane riietus. Olid sellised triibulised seelikud, käised ehk selline särgi ülaosa. Kindlasti kuulub rahvarõivast juurde vöö. Ja siin näetegi mitut erinevat prouat. Siin näete, et igast kihelkonnast ehk siis igas piirkonnas olid erinevate mustritega särgid, erinevate värvidega, värvikombinatsiooniga triibulised seelikud. Ja 19. sajandi jooksul neid rahvarõivaid enam igapäevaselt kasutama ei kasutatud, et nad jäidki rohkem pidurõivasteks nagu tänapäeval. Nii et siin küsiti enne, et millised Paide rahvarõivad on, et Paide proua on see meil siin see rohelise põllega. Nii et igal kihelkonnal oli oma triibumuster seeliku jaoks ja oma siis tikitud selline käisemuster sellise ruusi peal. Ja ise mustriga öö on, siis need on hästi olulised. Nii et Eesti rahvarõivad, et kui te lähete mõnele laulupeole, tantsupeole, siis saate näha, kuidas erinevatel kollektiividel on siis erinevad rõivad seljas, et igaüks ikka oma kodukandi rõivaid kannab. Nii, aga jalutame siin vaikselt edasi ja räägib päris mitut erineva kujuga vokki. Nii, see on siis vokk, ma ei oska tõlkida vene keelde, teate kõik, see on vokk. Et sellega siis kedrati lõnga, talvine naiste töö. Aga olides, kõige tähtsam oli usuõpetus, aga õpiti kindlasti lugema, kirjutama, arvutama. Loodusõpetus oli, natuke ajalugu õpiti, tüdrukud õppisid käsitööd tegema ja poistel oli ka veel võimlemise tunnid. Tänapäevane siis kehaline kasvatus juba oli olemas ja muidugi vene keelt õpiti, sest olime ju Vene tsaaririigi osa, vene keel oli tähtis. Nii, aga vaatame siis veel, siin on eesti keel ja, nii, aga selline oli siis meie linnus. Linnus enne Liivimaa sõdasid, siin on 8 korrust ja Eestimaa ajalooga saab ütelda. No natukene on veel järgi, siin on müüre natuke, siin on väravarajatised ja siin veel üks torn on natukene siis säilinud. Väga vähe on sellest ühtest linnustest. Kuidas
oleme 4 aastat. Nii, mis siis veel? Jah, näete, siin on ajalehte 3 keeles, Paide ajaleht. Eesti keeles siis Paide Teataja, vene keeles Weissensteinski Ukasatel ja saksa keeles Weissensteiner Anzeiger. Nii et vene keeles, saksa keeles, eesti keeles. Nii. Et Paide linna ümber on ju väga palju metsa. Eestimaal on üldse väga palju metsamaad ja kes meie metsades elavad? Karud, kuulsin jah, karud ja jänes, jah, et vaatame, kes nemad siis on. Tema on hunt. Nii. Ilves. Järgmine on karu. Rebane. Jänesed. Orav. Nukis. See loom jah, ei ole ka ei paljud eestlased ei tea üldse, kes see loom on, et seda, et tema on jah nukis, siis tema on saarmas, seina peal on metssiga, nii see triibulise koonuga mäger, nii siis see vahva loom siin tuhkur ja tema on kobras ja seal metskits. jah. nii et loomi on meie metsades palju. Arvasite, et karu on nii suur või teadsite, et karu nii suur on? Karu on tõesti hästi suur loom ja hunt on hästi suur. Et jah, metsas elab väga palju loomi ja läbi aastasadade on ka loomadel jahti peetud. Aastad tagasi ja veel rohkem aastaid tagasi, eks ju, tuli jahti pidada selleks, et endale lüüa saada, liha saada. Siis olid ajad, kui jaht oli võisnike eelisõigus. Talupidajad ei saanud midagi jahtida ja midagi loomi ei tohtinud jahti pidada neile. Aga no tänapäeval jahipidamine on selline loodushoid, et loomade arvukust hoida kontrolli all, et midagi ühte looma ei saaks liiga palju ja ei hakkaks teistele kahju tegema ja osa looduskaitsest ja loodushoiust on jaht tänapäeval. Ja selleks on Eestimaa metsad kõik jagatud jahipiirkondadeks, et jahimehed hoolitseksid siis. Pärast nimetame seda siis rohupoeks, aga et siin on siis mitmed rohud on meil müügil, näiteks musta rongarohi. 19. sajandil oli Paide apteegis üks väga populaarne rohi, musta rongarohi. Kes on must rong, teate? Must, pärast näitan, lind, ronk, jah. Ja 19. sajand see musta rongarohi tehti niimoodi, et ronk või lind püüti kinni, praeahjus tehti temast süsi, söestati ja siis noa otsa täis külma veega tuli seda rongasütt tarbida. Aitas tema krampide ja mitmete hädade vastu. No päris naljakas tänapäeval kuulata, on ju. Aga meie tänapäevane musta rongarohi on tehtud ravimtaimedest ja need on siis keedetud või tõmmata lastud punases veinis.
et selline mustaronga rohi on meil siin. Kust ma ta nüüd võtsin? Nii, aga siin on ka mitmed salvid ja erinevad rohud, nii et ega 19. sajandil ju keedetigi kõik salvid apteegi tagatoas. Farmaatsiatehaseid veel ei olnud, kust saaks kõik tellida. Nii et tänapäevased loodusravimid 19. sajandi igapäev. Nii et kui on kellelgi siit huvi midagi osta, siis peale siis tuuri lõppu võime tulla siia vaadata veel. Aga nüüd vaatame meie vana apteeki siin. Oli kaks väga tähtsat vajalikku inimest, üks oli doktor Karl Hermann Hesse ja teine on apteeker Oskar Braše. Ja apteek ongi meil väga tähtis paik, sellepärast et apteeker ei ole lihtsalt ainult Oskar ei olnud lihtsalt ainult apteegipidaja, vaid tema oli aktiivne mees, ta oli ka ajalehe väljaandja. Ma teile üleval näitasin seda kolmekeelset ajalehte. Ta oli ka linnapea, ta juhatas linnaraamatukogu ja tema on ka üks muuseumi asutajatest. Nii et see muuseum, mis 120 aastat tagasi meil siin avati, ütlesin üleval, et üks väike seltskond aktiivseid linnainimesi muuseumi avas. Oskar Braše oli üks nendest olulistest meestest, kes siis muuseumiga tegeles. Aga see apteegi sisustus, mida te näete siin seina ääres, on pärit 18. sajandi lõpust. Lugu oligi niimoodi, et kui 19. sajandi alguses oli Paides lühikest aega 2 apteeki, seejärel vana apteek lõpetas oma tegevuse ja Brašede perekond, lisaks Oskarile oli ka tema isa, tema vanaisa ja vanavanaisa olid apteekrid. Et Brašede perekond liitis 2 apteeki üheks, siis vana apteegi sisustust enam vaja ei läinud ja selle vana apteegi sisustuse näete siin ju riiuleid, sahtleid, purke, et need viidi ära pööningule, apteegi pööningule ja see oli 1826. aastal. Nii, aastad läksid edasi, Brašede perekonnas ka ametid anti ka isalt pojale edasi ja otsida ja muuseumile annetada. Nii et see oleks isegi säilinud. Nii, aga miks nemad nii kiiresti tulevad? Ei lähe vist ära. Ja kodus vahest oli parasjagu. No mis siis on, et saate aru neist asjadest? Koirohürt, piparmünt, võiline juur, krapp. Krapp on see inimkolju põliniku pulber, koljupulber on krapp. No võilille teate, mis on piparmünti ka? Koirohi on ka üks taim. Koirohürt näiteks ja selline aine. Igavese nooruse salapäev. No kas karusammas, vesi, hundi hammas või Virve-Sarve vedel? Virve-Sarve vedel. Vesi, sööge vett, küsite noore. Et sellised rohud olid olemas, et juba ütlesin, et farmaatsiatehaseid
Kingsepad valmistasid ju ka uusi kingi. Tänapäeval on kingsepp vanade jalanõude parandamiseks. Aga vanasti valmistasid kingsepad ka uusi jalanõusid. Siin on siit vana parandus. See tähendab seda, et ei ole kingsepp meister meil siin tööl, vaid on alles õpipoiss. Tema veel ei oska nii hästi, et uusi kingi teha. Tema peab vanade jalanõude parandamist harjutama. Nii, siit võime korra siia sisse minna, aga siin on selle suvine mobiiltelefonide näitus on jälle 20 ja siin on üks väga vana laul 1901 valmistatud. Siin saab gruppidele toitlustust ka, et oleksite ka virtuaalses praegu, et saate teada, mida 19. sajand söödi. Et siin saate siia istuda, kui me oleme enam-vähem kohale jõudnud, siis ma panen nõudnud käima. Istule. Aga vajutame sealt nuppu, või esimest nuppu, kui nad siis tulevad, kui nad näevad, et siin midagi toimub. Alates 19. sajandi algusest muutus baltisaksa kõrgtüvi toidulaud üha külluslikumaks. Sinna ilmusid kallid importveinid, roogade valik laienes ning neid maitsestati kallite vürtsidega. Menüüs olid aukohal rikkalikud liharoad, kuid rohkem hakati hindama aed ja puuvilju. Mõisate küttega triiphoonetes valmisid isegi apelsinid, sidrunid ja teised eksootilised viljad. Mõisa kokkadena töötasid sageli eestlased. Nende oskuste täiustamiseks hakati 18. sajandi lõpust tõlkima peeneid retsepte sisaldavaid kokaraamatuid eesti keelde. Baltisaksa kultuurile omane suur külalislahkus väljendus rohkete külalistega sagedastes ja pikaajalistes pidudes ning söömaaegades. 18. sajandil kasvas Vene kulinaaria mõju Eesti kõrg- ja keskklassi toidulaual. Võeti omaks mitmeid venepäraseid suppe, nagu rassolnik ja okroška. Salatitest kodunes rosolje. Armastatuks kujunesid pliinid kalamarja ja koorega, samuti mitmesugused täidisega pilkad. Venemaalt imporditi nii kõrgkvaliteedilist nisujahu, vääriskala kui mitmesuguseid maiustusi. Kokaraamatutesse ilmusid ka näiteks vene kalja ja nalivkade retseptid. Siinset toidukultuuri mõjutasid tugevalt ka linnades tegutsevad vene aednikud. 19. sajandi teise poole Eesti linna ja mõtsakultuuris sai tuttavaks venepärane samovaritee joomise komme. Talurahva toidulaual valitsesid 19. sajandil teraviljatoidud, pudrud, käkid, jahuleemed ning rukkileib. Sajandi algupoolel
söödi aedviljadest rohkem naerist, kapsast ja kaunvilju. Teisel poolel aga võeti omaks kartul, mis aitas pühapäeviti ja pidude ajal toodi välja ka liha. Enamasti oli see soolane seapekk. Toidu kõrvale joodi kõige sagedamini happupiima, suvel kalja või taari. Tähtpäevadeks pruuliti õlut. Sajandi lõpukümnenditel muutus eestlaste toidulaud tänu elatustaseme tõusule palju mitmekesisemaks. Hakati sööma rohkem liha ja jooma rõõska piima, kasvatama mitmesuguseid köögi. Algul peolauale, siis ka pühapäeva menüüsse ilmusid magustoidud. Nii, nüüd on kõhud täis, me lähme kõrgsist ära. Õlletehas oli ka Paide linnas valipäev, aga olemas toodestamine ohtrad, aga meil on vaja fotograafi. Oleme nüüd fotostuudiosse jõudnud. Fotograafia on samuti 19. sajandi leiutis. See sai alguse, kui üks prantslane Louis Daguerre leiutas sellise keemilise menetluse, mille abil mille tulemusena õbetatud vaskplaadile tekkiski kujutis. Esimene fotograafiline menetlus saigi tema järgi nimeks daguerreotüüpia. See oli kallis, sellega ei pildistatud kuigi palju ja rääkimata tavalised eestlased ei saanud seda luksust endale lubada. Aga siin seina peal näete Eestimaa kõige vanemat fotot. See on üks daguerreotüüpia, kõige esimese fotograafilise menetluse abil tehtud. Foto peal on Tallinna raehärra Alexander Oppner ja fotograafiks on üks Paidest pärit baltisakslane Karl Borchardt. Ja Karl Borchardt asutas ka Eesti esimese paikse fotoateljee Tallinnas. Enne seda olid fotograafid rändmeistrid, pandi kõik oma tehnika vankri peale, siis paigast paika sõideti, kus pildistada vaja oli. Aga kui tekkisid juba paiksed fotoateljeed, siis millised need fotoateljeed välja nägid, nad olid sellised küllalt väiksed. Ütleme, meil on siin siuke pisike väike ateljee. Mõni taburet, mõni postament, kus vanu pilte vaadata, hästi moodne poos oli niimoodi ennast pildistada lasta. Mõned kaamerad ja teist veel vajalikku. Ja see väike fotoateljee oli tavaliselt selline klaasist paviljon, mis oli mõne teise maja külge ehitatud. Ja miks ta oli klaasist paviljon, sest väga head valgustingimused pidid olema, et pilt hea välja tuleks, et pimedas ei saanud asjast asja. Aga pildistame teist ka täna kedagi ära sinna. Kes tahab tulla siia pildi peale? Ja sealt rõivakapist võib kiiresti mõne kleitiga selga hankida. Vaatame ka midagi siit vanemast ajast,
et selline nägi meie linna turuplats ehk tänane keskväljak välja 19. sajandi viimase kümnendi algul. Munakividest kate oli, väiksed puust majad olid ümber väljaku, Paides oli üldse palju puust maju. Aga kirik, Paide Püha Risti kirik, see on tänagi kenasti meie väljaku ääres. Et teie tulite, kust te bussi pealt väljusite kiriku juures, siis te nägite seda kirikut, eks ju, nägite. Nii, aga mis, vaatame siit veel miskit. Seda tänavat pidi te sõitsite linna sisse. Tallinna tänav tunnete ära, see suur siin paremat kätt oli teil selline suur kollane kivimaja. Ehitatud 18. sajandi lõpus Kreisi kohtuhooneks ja ka täna on ta kohtuhoone. Ja näete siin isegi rongid sõitsid meil, tahan teile ühte pilti veel näidata, aga see pilt on vist. No nii, no sinna te täna lähete. Et see maja on siis traktor, kuhu te sööma lähete. Ja kui te siit tänava pealt vaatate, siis kuskil siin taga peaks see torn ka paistma, aga siin praegu ei ole täiesti näha, aga saate Vallitorni sealt kiriku taga, võtab buss teid peale ka või? Jah, siis te sealt ka näete meie Vallitorni. Nii, aga nüüd, et vaatame, kas meie tehtud pilt sai ka valmis. Ega siis iga proua ei saa teha koos Georg Luurikiga pilti. Kuulus maalt ja Georg Luurik. Väga suur au jah, et Georg Luurikiga ühe pildi peale saada. Nii, aga siin tulen siit.